Ühendkuningriik liigub sõjaolukorra poole ja selle põhjuseks on Venemaa. See ei puuduta enam ainult vägesid või relvi. See tähendab kogu riigi ettevalmistamist konfliktiks. Kulisside taga elustatakse külma sõja aegset plaani, mida uuendatakse kaasaegse sõjapidamise jaoks ja mille eesmärk on hoida Suurbritannia toimimas pideva rünnaku all. See hõlmab kõike: infrastruktuuri, tarneahelaid, tsiviilelanike reageerimist ja seda, kuidas riik toimib olukorras, kus tavareeglid enam ei kehti. Kõige selle keskmes on dokument, millest enamik inimesi pole kunagi kuulnud: valitsuse sõjaraamat. See põhjalik dokument kirjeldab täpselt, kuidas Ühendkuningriik hakkab toime tulema uue sõjaga Venemaa vastu. Aga see pole mõeldud ainult riigi relvajõududele, vaid on strateegia vastupidavuse suurendamiseks kogu ühiskonnas. Vaatame siis, milles see salajane plaan seisneb ja kuidas see sobitub kasvavate ettevalmistustega sõjaks Venemaa vastu. Valitsuse sõjaraamatu taaselustamisest teatas Ühendkuningriigi kaitseväe juht, õhuväe marssal Sir Richard Knighton Londoni kaitsekonverentsil 2026 aasta aprillis. Kui temalt intervjuus küsiti, kas Ühendkuningriik taaselustab vana valitsuse sõjaraamatu, vastas ta: "Ma arvan, et see on õige." Ta kirjeldas ka, kuidas see välja näeks. NATO kirjeldab üleminekut konfliktile kui sõjalist komponenti, kuid sellel on ka tsiviilkomponent, ütles kaitseväe juht. Tsiviilisikud, ütles ta, peavad olema teadlikud, et suhteline rahu, mida Ühendkuningriik on viimase 30 aasta jooksul nautinud, on üha suurema ohu all. Külma sõja ajal pidas Ühendkuningriik oma peamiseks ohuks Vene sissetungi või täiemahulist tuumasõda. Kuid ajad on muutunud ja ka ohud on muutunud. Nagu Knighton selgitas, nõuab see meilt eneseharimist ja elanikkonna aitamist mõista mõningaid neist ohtudest ning aidata neil aru saada, mida nad saavad teha riigi toetamiseks ja vajadusel relvajõudude toetamiseks. Just seda uus sõjaraamat taotlebki: tugevdada vastupanuvõimet kogu ühiskonnas, et Ühendkuningriik suudaks uues konfliktis Venemaaga peale jääda. Knightoni sõnul tugineb uuendatud versioon külma sõja õppetundidele, kuid tänapäevases kontekstis kaasaegse ühiskonna ja kaasaegse infrastruktuuriga. Mida see plaan siis endast kujutab? See on alles koostamisel ja nagu selle eelkäijad on see tõenäoliselt väga salastatud, kuid varasematest versioonidest saame aimu selle raamistikust. Algne sõjaraamat tekkis Esimese maailmasõja ajal ja seda hoiti kogu 20. sajandi vältel. Kogu külma sõja perioodi peamine eeldus oli, et suurim oht on Nõukogude Liidu rünnak. Tänapäeval pole midagi muutunud, välja arvatud agressorriigi ametlik nimi. Juba 2009. aastal veenis tuntud briti ajaloolane Peter Hennessy Ühendkuningriigi võime andma talle juurdepääsu külma sõjaaegsele plaaniversioonile. Hennessy või tema täisnimega Nimpsfieldi parun Hennessy, FPA, on olnud alates 2001. aastast Londoni Queen Mary ülikooli Attlee nüüdisaegse briti ajaloo professor. Ta on ka sõltumatu liige Ühendkuningriigi Lordide Koja koosseisus. Hennessy hämmastas sisu ning ta ütles BBC Today saates, et tõeline üllatus on selle ulatus ja mastaap. 16 peatükki, et viia riik rahuaja olukorrast täieliku sõjaolukorrani. See on märkimisväärne ettevõtmine. Nendes 16 peatükis annab dokument täpsed plaanid ja juhised sammudeks, mida briti ametnikud astuksid nii vastasseisu eel kui ka pärast pommide langemist. See käsitleb neid samme hämmastava detailsusega, eeldades, et need tuleb ellu viia vaid 7–28 päeva etteteatamisega. Plaanide kohaselt oleks riik jagatud 12 piirkonnaks, millest igaüht juhiksid laiaulatuslike volitustega valitsuskabineti ministrid. Neid abistaksid vanemad sõjaväelased, politseiülemad ja kohtunikud, kes kõik asuksid punkrites. Teised kõrged ametnikud oleksid taandunud keskvalitsuse varjendisse Cotswoldsi all. Nendest kaitstud positsioonidest oleks loodud täiesti uus kohalik, regionaalne ja keskvalitsuse süsteem. Parlament võiks hääletada sisuliselt enda kaotamise poolt, asendades tsentraliseeritud demokraatliku valitsuse piirkondlike volinike süsteemiga. Need olid ministrid, kellel oleks absoluutne kontroll ühe nüüdseks detsentraliseeritud Ühendkuningriigi piirkonna üle, sealhulgas õigus kinnitada surmaotsuseid. Sõjaraamatu köited ja Q-arhiivid sisaldavad ka ulatuslikke toimikuid selle kohta, kuidas sulgeda kiirteid, kuidas toiduvarusid koguda ja kuidas kehtestada sõjaaegseid ringhäälingukorraldusi. Dokumendid kirjeldavad üksikasjalikult toitlustuskorraldust, vajadust hoida suuri põhitoiduainete varusid ning annavad põllumeestele juhiseid, kuidas kaitsta oma kariloomi kiirguse eest. Ümberkorralduste toetamiseks sõjaolukorda tuli ette valmistada ulatuslikud varud, tagavarad ja rajatised. See hõlmas hädaolukorra toitlustusseadmeid ellujäänute jaoks, sealhulgas põhitoiduaineid, mida hoiti 65 puhverlaos üle kogu riigi. Enamik kommunaalteenuste ettevõtteid hoidis sõjavarusid.
näiteks British Telecom ehk BT omas hädalaosid, kus hoiti kaableid ja poste, mida sai kasutada sidevõrkude taastamiseks. Paljudel kohalikel BT keskjaamadel olid samuti kohapealsed laod ja toiduvarud ning hädaolukorra tellised ajutise tuumavariandi ehitamiseks. Need moodustavad osa ulatuslikust ja väga vastupidavast sideinfrastruktuurist, mis on kogu Ühendkuningriigis välja ehitatud. See infrastruktuur hõlmas tugevdatud rajatisi, maa-aluseid punkreid, mikrolainetorne ja hädaolukorra võrke, mis olid mõeldud tuumakatastroofis hävinenud linnade vältimiseks. Plaane viidi isegi nii kaugele, et Londoni kunstiväärtused viidi Šotimaale, haiglad tühjendati kõigist peale kõige raskemalt haigete ning kehtestati täielik infokontroll ehk tsensuur. Tõepoolest, nagu meenutab endine riigiametnik Sir David Omand, kes oli planeerimises osalenud, minu lemmikmeede, mis alati palju arutelu tekitas, oli tsensuuri kehtestamine erakirjavahetusele. Võite ette kujutada, et ministrid olid nõus selle kirja panema alles viimasel hetkel, kui oli selge, et sõda on vältimatu. Me võiksime jätkata lõputult. Sõjaraamatu detailsus on tõeliselt hämmastav. Muidugi, kuna sõjapidamise iseloom ja Ühendkuningriigi ees seisvad ohud aastate jooksul arenesid, arenes ka sõjaraamat. Raamatul põhinevaid regulaarseid õppusi korraldasid iga 2 aasta tagant kõrged riigiametnikud nagu Omand ning neid õppusi toetasid igapäevased sisemised briifingud ja pidevad riiklikud valmisolekuprogrammid, näiteks toidu- ja varjualuste ehitusmaterjalide ladustamine. Sõjaraamatu alusel asjakohaste meetmete hooldamise, täiendamise ja rakendamise protsess jätkus aastakümneid. Sõjaraamatus toodud meetmed said osaks Suurbritannia igapäevaelust. Ja siis, niisama lihtsalt, lagunes Nõukogude Liit ning Suurbritannia peamine oht taandus enam-vähem ebaoluliseks. Sellega kadus ka Suurbritannia keskendumine sõjaks valmisolekule. Põhinumbrid räägivad enda eest. 1950-ndatel moodustasid valitsuse kulutused rahvatervisele umbes 3% SKP-st. 2020 aastaks oli see umbes 12%. See-eest langes kaitsekulutuste osakaal SKP-st 1950-ndate keskpaiga ligi 8%-lt tänaseks umbes 2,3%-ni. Tulemuseks. Sõjalisest vaatenurgast, nagu on öelnud praegune Ühendkuningriigi kaitseminister John Healey ja tema eelkäija Ben Wallace, on Ühendkuningriigi relvajõud aastatepikkuse alarahastamise tõttu tühjaks tehtud. Oma võimsuse tipul oli Briti impeerium maailma kõige võimsam riik, hegemoon, kelle impeerium valitses veerandi maailma rahvastikust ja veerandi selle maismaast. Briti merevägi, mis oli peamine jõu projitseerimise vahend üle maailma, oli suurem kui 2 järgmist suurimat mereväge kokku. Ühendkuningriigi regulaarsete relvajõudude kogusuurus oli 1990 aastal ligikaudu 305 000 kuni 311 000 inimest, mitte 150 000. Lisaks ei olnud see jõud poole väiksem kui 1980 aasta jõud, mis oli umbes 327 000 inimest. Tundub, et stsenaarium ajas segamini kogu relvajõudude suuruse ja ainult Briti armee suuruse, mis oli 1990 aastal umbes 152 000 inimest. Tõsi küll, Ühendkuningriiki peetakse endiselt maailma 6. kõige võimsamaks sõjaliseks jõuks, jäädes alla USA-le, Venemaale, Hiinale, Indiale ja Lõuna-Koreale. Selle tuumaarsenal, ulatuslik ülemaailmsete baaside võrgustik, arenenud relvastus ja püsiv pehme jõud tähendavad, et väga vähesed riigid suudavad sellega konkureerida, hoolimata selle langusest. Siiski on numbrid ebameeldivad. 1980-ndatel oli armeel üle 1000 pealahingutanki. Täna on neid umbes 200, millest võib-olla pooled on töökorras. Võrdluseks, Venemaa on Ukrainas juba kaotanud üle 4300 tanki. Kuninglik merevägi on saanud mõned verbaalsed rünnakud president Donald Trumpilt, kes kirjeldas selle 2 lennukikandjat, HMS Prince of Walesi ja HMS Queen Elizabethi, kui mänguasju, mis on liiga vanad ja ei tööta. Ühendkuningriigi kaitseminister Luke Pollard lükkas Trumpi väite tagasi öeldes, ei, meil on tugev kuninglik merevägi. Aga Trumpil on teatud mõttes õigus. Sageli öeldakse, et kuninglikul mereväel on rohkem admirale, 40 kui sõjalaevu umbes 13. Ja kuigi nende 2 lennukikandjat on mõeldud 36 hävituslennuki jaoks, pole kumbki neist kandnud rohkem kui 18 lennukit, kuna sobivaid lennukeid napib. Nüüd, alates külma sõja lõpust kuni 2022 aasta alguseni, ei olnud Briti relvajõudude nõrgenemine keskmise Briti jaoks eriti oluline teema, välja arvatud teatud väiksemates ringkondades. Enamik inimesi tundub olevat üsna rahul sellega, et valitsus kulutab rohkem avalikule tervishoiule ja teistele avalikele teenustele, isegi kui see tuli hinnaga, mida eufemistlikult nimetati saledamaks sõjaväeks. Lõppude lõpuks, kui Venemaa oli nõrgenenud ja islamistlike džihadistide terrorirünnakute oht suures osas kontrolli all, olid vahetud ohud Suurbritannia julgeolekule peaaegu kadunud.
Sõjaraamatutesse kirja pandud hoolikas planeerimine pandi riiulile tolmu koguma ning sõjaaegse vastupidavuse arendamise mõte kadus suuresti nii avalikust kui ka eraarutelust. Aastakümnete jooksul hoolikalt koostatud, harjutatud ja täiendatud põhjalikud ettevalmistused olid teinud Ühendkuningriigist ühe kõige paremini konfliktiks valmis oleva riigi. Kuid sellel polnud enam tähtsust. Rahuaasiad olid saabunud ja tundus, et need jäävadki kestma, või vähemalt nii paistis. Siis tungis Venemaa 2022 aasta veebruaris Ukrainasse ja Vene oht heitis taas oma pahaendalist varju Briti saartele. Sõja ajal on Ühendkuningriik olnud muidugi üks Ukraina kõige aktiivsemaid liitlasi. Veebruarist 2022 kuni veebruarini 2026 on Ühendkuningriik lubanud Ukrainale vähemalt 21,8 miljardit naela, mis on umbes 29,5 miljardit dollarit. Peaaegu 60% sellest, 17,6 miljardit dollarit on olnud otsene sõjaline abi ning lisaks on igal aastal kuni 2030-2031 aastani või nii kaua kui vaja lubatud veel 4,06 miljardit dollarit. Ühendkuningriik on samuti koolitanud Ühendkuningriigis üle 62 000 Ukraina sõjaväelase operatsiooni Interflex raames. Muranguline lahingutehnoloogia jagamise leping allkirjastati 2025 aasta juunis ning Ukraina ja Briti ettevõtete ühisettevõtete raames toodetavate droonide tootmine Ukrainale kasvab. Ukraina ettevõtte Skyton ja Ühendkuningriigi Prevail Partnersi partnerlus eesmärgiga suurendada lahingutes testitud Skytoni Ray Bird drooni tootmist Prevaili Ühendkuningriigis asuvates tootmisüksustes. Samal ajal algas Ukraina Octopus 100 tõrjedroonide masstootmine teise Ühendkuningriigi ja Ukraina ühisettevõtte Project Octopus raames Ühendkuningriigis uues tehases Mildenhallis 2026 aasta jaanuaris. Seda tehast, mida haldab Ukraina tootja Ukra Spec Systems UK, on eesmärk toota 1000 droone kuus. Esimesed droonid saadeti Ukrainasse testimiseks 2026 aasta jaanuaris ning teatati edukatest lendudest. Kas oled väsinud nägemas samu lugusid ja sama kulunud analüüsi igal sõjauudiste kanalil? Siin saates The Military Show läheme sügavamale, paneme lood konteksti ja selgitame, miks need olulised on. Seega telli kanal, et sa alati täpselt mõistaksid, mis toimub ja miks. Arvestades seda suurt sõjalist osalust, mida me just kirjeldasime, rääkimata diplomaatilisest, rahalisest ja humanitaarsest abist, mida Ühendkuningriik on Ukrainale andnud, pole üllatav, et venelased suhtuvad sellesse kõigesse üsna negatiivselt. Tegelikult näib, et Venemaa mured Ühendkuningriigi pärast on muutunud lausa paranoiaks. Pärast Ukraina julget operatsiooni Ämblikuvõrk 2025 aasta juunis süüdistas Venemaa suursaadik Ühendkuningriigis Andrei Kellin Ühendkuningriiki selles, et nad olid seotud mitmest suunast korraldatud rünnaku organiseerimisega Venemaa strateegilistele lennuväljadele. Intervjuus Sky Newsile ütles ta, et operatsiooni õnnestumiseks oli vaja juurdepääsu kõrgtehnoloogilistele, georuumilistele andmetele, mida omavad vaid Ameerika Ühendriigid ja Ühendkuningriik. Ta ütles, et USA on osalust eitanud, kuid Ühendkuningriik ei ole seda teinud. Me teame väga hästi, kui palju London on seotud, kui sügavalt on Briti väed kaasatud koostöösse Ukrainaga, lisas ta. Mõni kuu hiljem läks Venemaa SVR luureagentuur veelgi kaugemale, väites, et Ühendkuningriik on maailma suurim sõjasüütaja ja tegeleb aktiivselt Trumpi rahuläbirääkimiste katsete õõnestamisega. On aeg nad paljastada ja saata reeturlikule Albionile ja selle eliidile selge signaal. Teil ei õnnestu, teatasid nad ähvardavalt. Sellele üha agressiivsemale Vene retoorikale lisanduvad kasvavad teated Venemaa hallitsooni või hübriidsõja operatsioonidest üle Euroopa ja Ühendkuningriigis. Nende hulka kuuluvad küberrünnakud, majandussurve, desinformatsioonikampaaniad, droonide sissetungid, sabotaaž ja taristu häirimine. Viimati süüdistas Ühendkuningriik Venemaad salajase allveelaeva operatsiooni läbiviimises, mis ohustas Ühendkuningriigi veealuseid kaableid ja torusid. Briti kaitseminister John Healey sõnul kestis operatsioon üle kuu, kuigi lõpuks ei saanud ükski kaabel kahjustada. Kuid koos liitlastega jälgis Ühendkuningriik iga miili sellest operatsioonist, milles osales 3 Vene allveelaeva, 1 Akula-klassi allveelaev ja 2 süvaveeuuringute peavalitsuse ehk Kuugi luureallveelaeva. Peale satelliidipildi, mis näitab 3 laeva lahkumist Venemaa Olenja sadamast, väidetavalt Suurbritannia vetesse, ei ole nende väidete toetuseks esitatud ühtegi kindlat tõendit. Venemaa lükkas selle väite tagasi, öeldes, et seda pole võimalik ei uskuda ega kontrollida, mis näibki olevat selle väite eesmärk. Võetuna eraldi vaadatuna võib neil olla õigus, kuid see pole üksikjuhtum. Võimaliku või tegeliku Venemaa kriitilise taristu sabotaaži, küberrünnakute, drooni sissetungide ja sarnaste hübriidsõja provokatsioonide juhtumid tunduvad kindlasti sagenenud olevat.
Nii et te võite mõista, miks üha rohkem Euroopa ja Briti ametnikke on veendunud, et kui Venemaa saab Ukrainas oma asjad aetud, pöörab ta oma agressiivsed kavatsused NATO poole. Ja hoiatused on muutunud järjest sagedasemaks ja karmimaks, kui sõda Ukrainas on edasi arenenud. Näiteks kindral Sir Rowley Walker, Briti armee staabülem, hoiatas 2025 aasta mais, et oht NATOle on reaalne ja rõhutas, et tulevaseks Venemaa agressiooniks valmistumiseks pole aega piisavalt. Briti luureagentuuri MI6 äsja ametisse nimetatud juht Blaise Metreveli. Metreveli kirjeldas Venemaad kui agressiivset, ekspansionistlikku ja revisionistlikku oma esimeses avalikus kõnes 2025 aasta detsembris, väites, et Putin soovib Ukrainat allutada ja NATOt ahistada. Naitin ise ütles 2025 aasta detsembris, et olukord on ohtlikum, kui ta oma karjääri jooksul on kogenud. Ta kutsus üles kogu ühiskonda hõlmavale lähenemisele riigikaitses, kasvava ebakindluse ja ohu tingimustes, rõhutades suurenenud tõenäosust, et Venemaa tungib kallale mõnele NATO riigile. Nüüd toob sõjaraamatu taaselustamine selle üleskutse kindlalt reaalsusesse. Ühendkuningriik on juba astunud olulisi samme oma relvajõudude ümberkorraldamiseks ja nende võimalikult kiireks sõjavalmiolekusse viimiseks. Kaitsekulutused kasvavad. Keir Starmeri valitsus on võtnud kohustuse tõsta kaitsekulutused 2027 aastaks 2,7% SKP-st, mis teeb kokku umbes 270 miljardit naela ehk $365 miljardit. Sellele järgneb tõus 3% järgmises parlamendis ja 3,5% aastaks 2035. Avalikustati uus riiklik kaitsestrateegia, mis toob Venemaa esile Ühendkuningriigi peamise ohuna ning kriitilist 10-aastast kaitseinvesteeringute plaani oodatakse paljudel juhtudel kannatamatult või suure huviga. Sõjalises vallas liiguvad asjad kiiresti, kuid mitte ainult sõjavägi ei pea olema sõjaks valmis. Sõda mõjutab kogu riiki, valitsust, ettevõtteid ja tavalisi inimesi. Ja kui Ühendkuningriigi sõjavägi ise tunnistab, et pole praegu sõjaks valmis, siis Briti ühiskond on veelgi vähem ettevalmistatud. Seepärast ongi uus sõjaraamat nii oluline samm. See tähistab põhimõttelist muutust hoiakus, kaitselt vastupidavusele. Sellel erinevusel on kaugele ulatuvad tagajärjed. Kaitse seisneb ohtude tõkestamises, samas kui vastupidavus eeldab, et mõned ohud jõuavad kohale ning keskendub nende mõju talumisele ja taastumisele. Külma sõja ajastu sõjaraamatud käsitlesid kahte peamist ohtu, tuumasõda ja tegeliku Venemaa vägede sissetungi Ühendkuningriiki. Meetmed vastupidavuse parandamiseks põhinesid seega nendel ohtudel. Tänapäeva sõjaraamat peab astuma vastu täiesti uuele ohuspektrile, mis ulatub küberründest ja läbilõigatud veealustest kommunikatsioonikaablitest kuni rünnakuteni kaugmaa drooni ja raketiparvedega. Naitini sõnul on uue lähenemise keskmes elutähtsa riikliku taristu nagu elektrijaamade ja veevarustuse kaitsmine. Kui me mõtleme oma vee, elektri või transporditaristu uuendamisele, peame arvestama vaenlase tegevuse ohuga, mis ületab sõjaläve, mitte ainult hübriidohuga, ütles ta. See nõuab, et me hariksime end ja aitaksime elanikkonnal mõista mõningaid neist ohtudest ning aitaksime neil mõista, mida nad saavad teha riigi ja vajadusel ka relvajõudude toetamiseks, lisas ta. Kuid võib-olla kõige kõnekam on tema märkus, et vastupidavuse suurendamise protsess nõuab mõningate erinevate valikute ja prioriteetide seadmist. Avaldus viitab sellele, et vastupidavus võib tähendada mõningaid põhimõttelisi muudatusi elus Ühendkuningriigis, sealhulgas selliseid, mis võivad paljudele olla raskesti vastuvõetavad. Alles jääb näha, kas uus sõjaraamat on sama põhjalik kui selle eelkäijad. Võib-olla suudavad tehisintellekti ja muud kaasaegsed tehnoloogiad lihtsustada protsessi, mis oli kõigi hinnangul aeganõudev ja kulukas. Lisaks kriitilise taristukaitse tugevdamisele hõlmab uus plaan tõenäoliselt ka kodumaise tootmisvõimekuse suurendamist, eriti kaitse- ja energeetikasektoris. Nagu sõjaraamatu varasemates versioonides, on vaja palju suuremat koostööd tööstuse ja valitsuse vahel. Veelgi vastuolulisemalt tuleb reservi ja mobilisatsiooni raamistikud peaaegu kindlasti ümber vaadata. Ajateenistust võidakse kaaluda ning võib-olla kõige olulisemana on vaja ulatuslikke avalikkuse teavituskampaaniaid riikliku julgeoleku riskidest. Koos nendega võib oodata kasvavat infokontrolli ja tsensuuri. Nagu Venemaa praegu kogeb seoses avaliku pahameelega Moskva poolt sõnumirakenduse Telegram blokeerimise pärast, ei võeta selliseid meetmeid hästi vastu isegi sõja ajal. Kuid võib-olla kõige olulisem muutus on psühholoogiline. Sõjaraamatu taaskehtestamisega ei valmistu Ühendkuningriik lihtsalt sõjaks. Paljuski määratleb see ümber, mida tähendab turvalisus 21. sajandil. Muidugi ei ole Ühendkuningriik sugugi ainus, kes kohaneb uue mitmekihilise ülemaailmse ohukeskkonnaga. Sellised riigid nagu Rootsi, Soome ja Saksamaa on avaldanud hädaolukorra valmisoleku juhendeid, soovitades kodanikel varuda toitu, vett ja ravimeid.
Prantsusmaa valmistub avaldama uut 30-leheküljelist tsiviilkaitse käsiraamatut, kuigi ametnikud kinnitavad, et see ei ole otseselt sõjaga seotud. Saksamaa on samuti uuendanud oma hädaolukorra valmisoleku soovitusi, soovitades inimestel varuda 10 päeva jagu esmatarbekaupu. Poola on rajanud piirirajatised ja toonud koolidesse tulirelvade kasutamise koolituse. Ja sellised riigid nagu Leedu ja Eesti korraldavad ulatuslikke sõjalisi ja meditsiinilisi hädaolukorra õppusi, valmistavad haiglaid ette sõjaajaks ning varuvad olulisi meditsiinitarbeid. Kuigi vähesed näivad olevat läinud nii kaugele kui Ühendkuningriik oma sõjaraamatuga, on kogu Euroopas selgelt näha uut kaitsehoiakute mudelit. Selles uues mudelis ei ole sõda sündmus, vaid seisund. Rindetšuun ei ole koht, vaid süsteem. Ja osalejateks ei ole ainult sõdurid, vaid kogu ühiskond. Ja see muudab kõike, sest kui rahvas kord niimoodi oma mõtteviisi muudab, ei pöördu see kergesti tagasi. Kui sa elad mõnes suures Ühendkuningriigi linnas ja hakkad paanitsema Venemaaga peatse sõja puhkemise võimaluse pärast, siis ära tee seda. Sõjaks valmistumine ei tähenda tingimata, et see ka juhtub. Nagu ladinakeelne vanasõna ütleb, si vis pacem parabellum. Kui tahad rahu, valmistu sõjaks. Asi ei ole selles, et Ühendkuningriik ja teised Euroopa riigid hakkaksid nüüd tõsiselt riigikaitse ja vastupidavuse peale mõtlema, sest nad ootavad sõda kohe-kohe. Praegusel hetkel on sama palju tõendeid selle kohta, et kõik need hoiatavad hüüded Venemaa peatsest rünnakust on ajendatud kasumlikest kaitsehankelepingutest, kui sellest, et Venemaal oleks tõesti selline kavatsus. Sõda võib olla kohe tulemas, aga võib olla ka mitte. Sellised vastupanuvõimet suurendavad sammud nagu sõjaraamatu tolmust puhtaks pühkimine näitavad tegelikult seda, et Ühendkuningriik ei eelda enam, et rahu on stabiilne ja usaldusväärne. Arvestades kasvavaid pingeid ja sõjalisi ägenemisi üle kogu maailma, oleks naiivne arvata vastupidist. Ja kui riik, eriti nii võimas nagu Ühendkuningriik, ei pea stabiilsust enam iseenesest mõistetavaks, hakkab ta käituma teisiti. Hakatakse süsteemselt ja laiaulatuslikult vastupanuvõimet suurendama. Sõjaraamatu taas kasutusele võtmine näitab, et Ühendkuningriik on pärast aastakümnete pikkust sõjalist uimasust jõuliselt ärkamas. Pole ime, et venelased on nii ärevil. Kui soovid rohkem teada, kuidas seda vastupanuvõimet Ühendkuningriigi kaitsejõududes üles ehitatakse, vaata järgmist videot ja aitäh vaatamast!